Osaluskogu on noorteühendus, kuhu kuuluvad umbes nii 13, 14 kuni 26-aastased noored. Märksõna oleks see, et osaluskogu on, et noored oleks kaasatud. Osaluskogu, see on noored, kes teavad, mida nad tahavad teha. Noorte hääl, diskussioon noorte ja otsustajate vahel. Nagu kommuun, kuhu kuuluvad inimesed, kes on huvitatud millegi hea ärategemisest, ehk neil on ideed ja läbi selle nad saavad oma ideid teostada. Probleeme lahendada, kas kohaliku omavalitsuse tasemel, valla tasandil, kas või maakonna või riigi tasandil. Nad on motiveeritud noored, mis on kõige tähtsam. Kui midagi ei meeldi, siis me proovime seda parandada. Me oleme noorte kajav hääl vallamajja ja miks mitte küll riigi. Üritame noorte hääle kuuldavaks teha, üritame selle viia vallaisade, vallajuhtideni. Aga selleks ongi vaja osaluskogusid, et meie hääd kuuldaks, et see on meie ühine jõud ja meie oleme see hüppelaud. Me oleme korraldanud erinevaid üritusi, kus tuua välja kohalikke, mina olen Tartus, siis tuua välja Tartu probleeme. Näiteks oli üritus nimega Noortega või noorteta, mis toimus maailmakohviku meetodil. Nad said diskuteerida 2 tunni jooksul Tartu probleemidest. Üks sõbranna soovitas mulle seda, et see pidi väga äge olema ja minu jaoks on tundub kuidagi selline hästi lahe. Ja ma mõtlesin, et miks mitte tulla ja vaadata ja proovida. See just see tunne, et sa ei ole see üks ühiskonnaliige, kes lihtsalt tohiseb järgi, lihtsalt läheb vooluga kaasa, vaid sa eraldad massist. Ei ole lihtsalt kuskil mingid onud Riigikogus istuvad, arutavad midagi, vaid et mina kui noor inimene saan midagi teha. Ma olen teinud projekti Noortega Padjakas ja see oli käsitööring. Tartumaa noortekogu aitab kaasa Tartumaal üldiselt noortevolikogude loomisele ehk siis arendab noorte osalust. Me teeme päris palju koostööd erinevate poliitikutega, kes siis käivad näiteks meie laagrites, intellektikal. Näiteks me korraldame Tartu valla noortele infopäevi, missuguseid organisatsioone üldse nende vallas leidub, millega nad saavad tegeleda. Öeldakse, et sa teed väikest tööd, aga kui see on väga oluline suure asja saavutamisel, siis see väike asi on ka väga oluline. Koosolekud on tavaliselt väga mitteformaalsed, ehk siis väga vabas vormis arutatakse küsimusi. Kui on mingi üritus tulema, siis paneme kokku ürituse korralduse tiimi, vaatame, kas meile mingeid muresid saadetud, kas me saame neid kuidagi lahendada. Kui te mõtlete, et asi jääb raha taha, siis see on vale. Et alati raha on, aga tuleb otsida. Peaasi, et sul endal lõbus oleks, et teistelgi lõbus oleks. Kui ma sõidan kuskile Kapa-Kohilasse, Viljandisse, Pärnusse, mul on seal alati ees mõni osaluskogu noor, kellele ma saan helistada, et sau, mul oleks sööma ja vaja. Ning ma olen saanud alati võimaluse toetuse inimestelt, kes samuti kuuluvad sinna osaluskoguks minagi, ning ka teistest osaluskogudest ma olen saanud toetust, kui ma tahan midagi ellu viia. Ma olen saanud hästi palju mitteformaalset haridust, ma olen näinud maailma, ma olen saanud käia tasuta reisimas noorte volikogude pärast. Just sellel kevadel käisin Istanbuli näiteks, järgmine kevad on juba plaanitud Stuttgarti minek projektide pärast. Sinu kõrval on alati need inimesed, kellele sa võid käe anda ja temaga koos selle ära teha. Näiteks mul on hea näide sellest, kui meil oli hiljuti just terviselaager. 2 tunniga kirjutasime sõbraga projekti ja me saime selle jaoks rahastust ja meil oli 12 tundi selle esitamiseni ja me lihtsalt võtsime selle kätte ja me tahtsime seda ja me saime. Osaluskogu on lõbus, arendav ja hooguandav. Sõbrad, seiklused. Väga-väga lahedad kogemused. Toredad inimesed, tegevuste rohke aeg ja noorus. Vau, see oli esimene. Teine on ideede teostamine. 3. kuna vau läks selle alla, et see on väga lahe, siis 3. ma ütleks, et sa saad targemaks. Meil on see Killusi ja siis selleks, et tema saaks oma sõna sekka öelda, siis meie korraldamegi osaluskohvikut. Et osaluskohvikus on näiteks kus kohale ka vallavanema, linnapea, riigiametnikke. Selleks, et saakski näiteks meie Killusi, saakski oma sõna sekka öelda ja ka ametnikeni jõuda. Elvas siin on praegu arengukool osaluskogudele, kus saavad kokku tulla vanemad noortevolikogudes inimesed ja ka kes tahavad alles alustada noortevolikogusid enda elukohas.
ja siin nooremad saavad endal vajalikud teadmised selle jaoks ja vanemad saavad oma teadmise veel kinnitada. Tartumaa esimene osaluskogudes arengukool, mina korraldan. Loome Tartumaale nii-öelda kontaktide võrgustiku, et koos edasi liikuda noorte parema tuleviku nimel. Me saaksime jagada omavahel praktikaid, sest et meil paljud on juba suurema pagasiga ja mõned on alles noored lehekesed. Et kõik see kogemuste vahetamine, see koostöövõrgustiku loomine, see on pea eesmärk. Ma tulin siia, ma teadsin ainult ühte inimest, kes muga tuli Tartu noortevolikogust, et nüüd ma tean nagu grupi inimesi, kellega ma saan midagi ära teha. Paljud kahtlesid, kas tulla siia, et mis see on ikka, et see on noored tead poliitikat. Nüüd nad tahavad uuesti tulla, nad ootavad, kuni järgmine asi toimub. Koolitused, mis ei ole mingid kuivad, keegi räägib nii, nüüd on nii. Me teeme seda erinevate harjutuste läbi ja see on, mis on nii naljakas, me oleme täna nii palju siin naernud. Ma olen väga õnnelik, et siia tuli ühest küljest nii palju, teisest küljest nii vähe inimesi, aga meil on olnud väga vinge. Ma olen veel väga roheline, ma olen liitunud alles sellest suvest ja mina ei ole veel väga erilist midagi teinud, aga ma tahaksin nii väga midagi teha, projekte kirjutada ja nii edasi, sest see on nii fun. Siin on nagu nii lahe olla. See on nagu arutada oma sõbrannaga, et mida nagu teha ja kuidas teha ja miks ja milleks seda on vaja, et mega vinge. Ja neist need on päris teravad pliiatsid finaalis, et need nopped, need on päris head, et see on üks positiivne asi, et sa ei tea kunagi isegi vähesest hulgast inimesest võib midagi väga suurt tulla. Tunistustest saaksid mälestused, tuleb elada hetkedes ja noorte jaoks see hetk on praegu, need kortsud on väga kiired tulema. Noorus ei ole hukas. See on selline asi, mida võib puhtalt esiteks igavusest teha, mis on selline primaarne täiesti põhjus. Ma soovitaksin liituda noortekoguga, sellepärast et lihtsalt proovida midagi uut ja tuua enda ellu muutusi. Nad võivad arvata, mis noored nagu tahavad või mida nad ei taha, aga kui on olemas nõuandev organ nagu noortevolikogu, siis saavad noored teiste noortega paremini kontakti ja viia need mured ja probleemkohad otse volikokku. Kui teil on tahtmist oma enda osaluskogu teha, panu väga. See ei ole midagi keerulist, imelihtne. Kui sa tahad luua noortevolikogu, siis kõige lihtsam võtta ühendust kas oma vallavanema või Eesti Noorteühenduste Liiduga. Väga lihtne. Kõigepealt tuleb uurida, äkki oma koduvallas juba tegutseb selline asi, millest ei olegi kuulnud ja siis juba ise kampa lüüa. Kui sinu kodukohas ei käi asjad nii, nagu sina tahad, siis on noortevolikogu just õige tee. Sinu arvamus loeb. 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 Sinu arvamus loeb.